Halloween ööl reedel 31. oktoobril Tallinnas Asundusel tänaval põlema süttinud Toyota on käivitanud ühe tõsisema protsessi. Nimelt väidab põlenud sõiduki omaniku tütar, et see kõik, mis toimus reede öösel ning mis sellele on eelnenud, on ühe ja sama inimese poolt toime pandud või siis tema poolt kuidagi kontrollitud tegevus. Nimelt kahtlustab Darja selles oma endist elukaaslast. Lisaks Asunduse tänava põlengule põles mõni aeg varem maha tema enda auto ning 2 aasta jooksul on tema autol torgatud rehve läbi päris mitmeid kordi. Minu autole 16 korda 2 aasta jooksul, 16 korda. 16 korda? Jaa, 16 korda, see on lihtsalt uskumatu. Keegi torkas rehved 16 korda 2 aasta jooksul. Iga kord ma pöördusin politseisse, teavitasin, kirjutasin. Mitte midagi. Siin siis see video, kus viimasel korral 1. septembril torgati Darja autol rehvid läbi. Näha on mehe kogu auto külje taha kummardamas ja siis kiiresti eemaldumas. See võimalik autode süütaja ja rehvide läbitorkaja nüüd meie kaamera ees. Asi on sellest, et me oleme õigusriigis ja süüdi saab mõista kohus. Minule ei ole politsei mingit kahtlustust või süüdistust nendes asjas esitanud. Tõsi on see, et Darja Marko on läbinud keerulise laste hooldusõiguse vaidluse ja nüüd on kohtus veel pooleli laste elatisraha nõue. Meil on päris raske kohtuprotsess, sellepärast, et minu endine abikaasa röövis 2 korda lapsed välismaale ja viimati ma tagastasin neid läbi Interpoli. Meil on väga raske ka protsess seal. See protsess tõsi on aasta tagasi juba oma lahendi saanud. Meil on elatisraha vaidlus kohtus pooleli, nimelt on meil olemas elatisraha määrus, aga kuivõrd rohkem kui aasta on laste suhtes juba 50-50 suhtluskord ja Darja seisukohast võiks edasi saada elatisraha, siis selles osas on tõesti vaidlus. Teie väidate, et absoluutselt mitte mingil moel ei ole nende süütamistega iga 2 aasta jooksul nende rehvide läbi torkamisega seotud. Ei, ja politsei ei ole mul ühtegi süüdistust mitte üheski episoodis esitanud ka. No politseile on need kõik juhtumid teada, ka need rehvide läbitorkamised ja need süütamised ja viimase juhtumi osas on alustatud ka kriminaalmenetlus. Täna veel uurimistoimingud käivad, kuhu nad lõpuks välja jõuavad ja kas kutsutakse ka näiteks, Marko uurijale tunnistust andma, seda veel raske öelda. Meil on nendest rehvide läbitorkamistest on teada antud ja need on kõik meil ka menetlused on alustatud nende osas. Osad on küll ka juba lõpetatud, ei ole õnnestunud neid menetlusi kuidagi tõendada selle naise poolt siis süüdistatud isiku poolt tehtud siis, et suuresti on nad lõpetatud tõendamatusega. Sõidukite süütamiste puhul septembris ja oktoobris on algatatud eraldi kriminaalmenetlus. Kui palju on olnud abi videotõenditest? Praegusel hetkel meil on video olemas, millega me edasi töötame. Proovime siis seda tõendusesemena nii palju kui võimalik kasutada. Paraku ta on et see pildi kvaliteet ei ole kõige parem, et sealt nüüd tuvastada ja väita 100%, et on tegemist isikuga, keda siis kannatanu väidab seal olevat. Politsei tegeleb juhtumite uurimisega ning kindlasti üritab välja selgitada võimalikud asjaolud.